Tere, mina olen Maria Sepp ja sa vaatad saadet Blondiin ja ratturid. 26. ja 27. mail toimub Tour of Estonia rattavõistlus, millega seoses küsime täna rattameestelt jalgrattaspordiga seotud küsimusi. Head vaatamist ja nael kummi. Tere tulemast, Joonas Kurits, jalgrattasportlane. Mis on sinu lemmik rattavõistlus? Vaieldamatult Tour of Estonia. Miks just Tour of Estonia? Usun, et ainult tänu sellele, et viimane etapp on Tartu GP ja kuna Tartu minu kodulinn, siis ma olen väiksest peale vaatanud juba raja ääres kaasa elanud profidele, et endal on väga hea siin nüüd sõita. Kas Tartus ei ole just see, et sa paned oma kodulinna rahvale teed kinni, kui sa sõidad rattaga siin? Ausalt öeldes mind see ei huvita. Okei. Sul ei ole autojuhilube? On ikka. Aga sa oled autojuhina kokku puutunud, kui on teed kinni pandud? No eks ta kindlasti võib häirida jah, aga et kuna ta on ainult üks kord aastas, mai viimane nädalavahetus, niimoodi on eluaeg olnud, et ma usun, et pole probleemi, kui kord aastas on ratturite pidupäev nii-öelda. Aga kas munakiviteedel pole raske sõita? Tartus on munakiviteed? Ikka on raske, aga see teebki asja põnevamaks. Kas seal läheb mingit teistsugust kummi ka vaja? Natuke laiemad rehvid võib olla kui muidu, aga üldiselt sama, et ikka maanterehv. Milline on maanterehv? Laius 25–28 millimeetrit. No siledad rehvid, aga et jah, et võib-olla lihtsalt natuke laiemad, et 28-stega siis sõita. Kas sile tähendab seda, et mustrit üldse ei ole? Jah. Täiesti sile? Jah. Aga peenikeste kummidega? Ikka peenikestega, jah. Aga kas nendega ei ole raskem tasakaalu hoida? Lihtsam on tegelikult. Kurvitada on ikkagi lihtsam, kui peab paremini. Kas kurvid on just see koht, kus võib tasakaal ära kaduda? Ikka võib jah, eriti kui märg on. Peab ettevaatlik olema. Kas sul on tasakaal ära kadunud kurvis? Eks ta ikka on jah. Peab lihtsalt ettevaatlikult sõitma ja... Aga mis on su kõige meeldejäävam moment Tour of Estoniaga seoses? Neid meeldejäävaid momente on palju. Mis on kõige meeldejäävam, kui sa pead ühe välja valima? No võib-olla praegult hoobilt tuleks see, et kui eelmine aasta esimese etapi pidulik start Ülemiste eest anti, siis kohtunik auto sõiti sees ja punt läks pooleks, et vaatasin üle õla, et mingisugune pool punti on maha jäänud, et vist kohtunik andis liiga kiire stardi. Kas siis pidite tagasi minema ja uuesti startima? Ei, kohtunik aeglustas ja punt tuli tagant järgi. Kas jalgrattaspordis pole olemas vale starti? Ma usun, et kuskil treki peal ikka on või no ikka on, et kui viljad pole antud, siis ei tohi startida. Mis trekk on? Trekk on selline ovaal puidust ringrada nii-öelda, kus siis saab võidu sõita. A Tour of Estoniat ei sõideta seal? Ei sõideta. See sõidate... Maante peal ainult, jah. Aga Tartus ka? Jah, tänavate peal. Maanteel ja Tartus? Jah. Kuskil mujal linnas ei sõida läbi? Ikka sõidame. No, Tallinnas Tartu tuleme, siis seal ikka jäävad tee peale siuksed külakesed ja asjad. Aga mingit suuremat linna teist ei jää? Ei jää. Ja Jõgevale saate ka vaatama tulla. Jõgevalt siis sõidate ka läbi ikkagi? Jah. See ei ole suur linn sinu jaoks? Ei ole. Mis on kõige hullumeelsem asi, mis sa oled näinud ise rattaseljas sõites? Kõige hullumeelsem. Siis kui kunagi oli selline sõitja nagu Daniel Skasis Tartu tiimis. Eestlane? Lätlane. Tartu tiimis? Jah. Mõned aastad tagasi, siis ta sõitis Otepäält see Apteekrimägi. Otepäält, kui tulema hakkas, siis sõitis tagumise ratta peal sõitis mäest alla hästi pikalt.
umbes 3 minutit oli tagumise ratta peal päris kiiresti. Kas nagu hobune viskas üles ennast? Mitte päris. Kas sa metslooma oled kunagi näinud sõidu pealt? Jaa, kunagi Rein Taaramäega sõitsime Alatskivile ja siis karu jooksis üle tee. Kas ta jäi seisma ja teid vaatama? Me pigem aeglustasime ja siis olime päris ehmunud, aga õnneks karu oli ka ehmunud ja jooksis üle tee metsa. See tundub palju hullumeelsem lugu. Jah. Aga miks te üldse peate treenima nagu maanteel, kui te trenni teete, et kas metsas on ruumi vähe? No võib-olla kõige lihtsam põhjus on see, et võidusõidud on maanteel. Et siis tuleb ikka maanteel treenida ka. Kas sul on lemmik maanteelõik välja kujunenud? Kuhu sa ikka ja jälle tagasi lähed? Otseselt lemmikut ei ole, aga üldiselt Tartus meeldib igal pool sõita, Tartu ümbruses. Kas jalgrattureid ajavad ka siis teetööd närvi? Mind isiklikult mitte, kui just väga kaua ootama ei pea. Väga ei tule ette selliseid momente, et pigem ei aja. Aga autojuhid? Rattaga on see, et alati saab kuskilt kõnniteelt või kuskilt mööda lipsata, aga autojuhte võib ikka närvi ajada. Aga sind autojuhid ei aja närvi, kui nad kuidagi liiga lähedalt sõidavad? Harjunud juba. See on paratamatus, et peab ise lihtsalt ettevaatlik olema ja võimalikult tee äärde hoidma. Eks ikka ajab närvi, kui keegi väga lähedalt sõidab. Aga miks siis vahepeal sõidetakse kõrvuti? Hea juttu ajada. Kas trenni ajal peab juttu ajama? No kui pikk trenn on näiteks 4 tundi sõidame rattaga, siis tavaliselt umbes tund aega sellest on nagu intervallid või lõigud sellised, kus sõidame üksinda ja keskendume enda nagu võimsusnäitajatele ja asjadele, aga muidu hakkab liiga igav ülejäänud trennist, et siis oleks hea kellegagi koos sõita. Kas muidu rattaseljas tundub ka, et aeg möödub kiiremini kui tavaliselt? Minu puhul jah. Kui palju kiiremini sulle tundub, et möödub? No, poole kiiremini kui muidu. Kui tund aega on tund aega muidu siin koos praegu, aga kui me rattaselga hüppaksime, siis oleks see pool tundi. No jah, võib-olla teiega vesteldes siin on isegi vastupidi, et sama kiiresti kui rattaga. Et sulle meeldib? Mulle meeldib. Aga mis sa arvad tüdrukutest, kes kannavad neid biker shortse, oled näinud? Need, millega te trenni teete ja sõidate? Oled näinud? Olen näinud ikka. Tead, millest ma räägin? Ja. Kas sulle meeldivad need? No, kui tüdrukud kannavad vabal ajal? Ilusad jalad on siis, miks mitte, et võib-olla on isegi pigem seksikas, jah. No millised on ilusad jalad sinu jaoks? Minu jaoks? No vormis jalad, ütleme nii. Kas sa oled vahepeal vaatanud mõne teise jalgrattasportlase jalgu ja mõelnud, vau, tal on ilusad jalad? Kindlasti mitte, kui me räägime meessoost ratturitest. Aga kui me räägime naissoost jalgratturitest? Siis ikka vaatan, jah. Mis siin salata? Mis sa arvad, kas naised vaatavad vastupidi ka? Ma ei tea, ma ütlen ausalt, ma olen sellele mõelnud. Oleneb naisest võib-olla, et võib-olla mõnele ei meeldi, kui liibuvates riietes mehed tänavapeal rattaga sõidavad. Just, kas endal ei ole siis imelik nagu päev läbi koos teiste liibuvates riietes meestega higistada? Vot sellele pole ma kunagi mõelnud. Kas sind ei huvita, mida teised mõtlevad teist, kui sa sõidad? Üldiselt mitte, jah. Väga tervislik. Kõrvuti sõites sa rääkisid, et juttu meeldib ajada, aga kas tempo on ka parem kui kõrvuti sõita? No ikka sama tempo. Et see, sõidame enda nii-öelda endurance vattide järgi, et
mis on endurance fight'id? see, mis treener on ette andnud, et sihuke tavaline trenni tempo. Mis see on umbes? Mitu kilomeetrit tunnis? No 30 kuni 33. Tunni ajaga sõidad Elvasse põhimõtteliselt? Ja natuke edasi. Aga mitte Rõngusse välja? Päris Rõngusse ei jõua. Aga kui sa tahaksid, kas sa jõuaksid tunni ajaga Rõngusse? Väga tahaks ikka, jah. On muidu kahju ka, et sa enam lapsi ei saa või? Ma arvan, et ikka saaks. No ei, see sadulas istumine, see ei saa hästi mõjuda. Ma ei teagi ausalt öeldes, tegelikult oleme siin kuttidega selle peale mõelnud ka ja lugenud, et mis teadusuuringud näitavad? Et tegelikult see ei mõjuta seda, et peaks ikka saama lapsi. See on müüt? See on müüt, jah. Sul ei ole lapsi veel? Ei ole. Nii et sa ei saa kindel olla? Ma kindel ei saa olla, jah. Tahad lapsi üldse või? Tahaks küll. Mitut? 3. Vau, edu selle naise otsinguga, kes 3 tahab. Aitäh. Kas sa muidu tunned, kui sa sõidad, et tähtede seis ka kuidagi mõjutab? Praegu näiteks on tagurpidi Merkuur. Kas sa tunned, et täna on hea päev või halb päev, kui sa lähed sadula selga? Ma ei tea, kas just tähtede seis seda mõjutab, aga on paremaid, on halvemaid päevi kindlasti, jah. Mis tähtkuju oled ise muidu? Jäär. Mis sul lemmik tähtkuju on? Jäär. Okei, sul on nõuandeid muidu inimestele, kes tahavad jalgrattasporti proovida. Et nad kardavad, et see hõõrub nende tagumikku ära, kui istuda sadulas nii palju. Selleks on vaja leida hea sadul enda jaoks ja siis põhimõtteliselt kõige kallimad rattapüksid osta, et siis ei tohiks probleemi olla. Kas tagumik ei hakka just kasvama, kui sa sõidad palju? Oleneb. Kas su tagumik on kasvama? Rattasport on hea pekipõletusviis, aga et kui peale trenni ikka saiapätt sisse tõmmata, et siis pigem ikka kasvab, et peab ikka toitumist ka jälgima. Kas jalgratturitel muidu on head tagumikud? Ma olen kuulnud, et on, jah. Kuidas sul on? Ma loodan, et on hea. Ma pärast vaatan. Kas sa muidu hakkasid oma jalakarvu ajama, sest see on jalgrattaspordi osa või sa hakkasid jalgrattaspordiga tegelema selleks, et sa saaksid oma jalakarvu ajada? Ja ikka sellepärast, et see on rattaspordi osa. Kui tihti ajad? Kord nädalas. Kas see on piisav? Ja minu puhul küll. Kas sul ei ole väga tugev karvakasv? Veel ei ole. Kas arvad, et see läheb hullemaks? Ma ei oska öelda. Kas sama raseerijat, mida kasutad jalgadel, kasutad näos ka? Ei kommenteeri. Me saime just vastuse. Veel, võistlused on pikad. Mis on mingi kõige halvem söögikombinatsioon, mida teha enne starti, mida süüa enne starti? Lihakäntsakas, mingisugune steik ja rasvased friikartulid. Nii et jalgratturile on soovituslik olla pigem vegan dieedil? Ei, lihtsalt puhast süsivesikut süüa. Mis on sinu lemmik puhas süsivesik enne võistlusi? Riis. Puhas riis? No paned oliivõli peale või mingit pestot või midagi. Et... Sulle maitseb sushi siis ka? Jah. Kas sul lemmiksöök on sushi? Ei ole. Korvpallis on näiteks selline väljend, mida öeldakse siis inimeste kohta, kes korvpalli väga mängida ei oska, kaer. Nad ise arvavad, et nad oskavad. Yeah. Öeldakse kaer. Nad ei saa ise aru sellest. Kas jalgrattaspordis on ka mingi väljend tüübi kohta, kes arvab, et ta on kirsipuu? Jah, aga tegelikult on tagaotsa mees. No ikka on. Kuidas te kutsute selliseid tüüpe? Tšainik või kets? Mis tšainik tähendab? Kust see tuleb? Tuleb vist sellest, et kas vene keeles või minu arust oli vene keeles, tähendab teekannu. Mis see teekann, mis see nagu... Ma ei oska öelda ausalt öeldes. Sa ei ole selle peale kunagi mõelnud. Aga kets? Ma tõesti ei tea, et lihtsalt ongi kets ja nii lihtne ongi. Nii lihtne ongi.
aga oled sa ise kunagi mõelnud, et äkki ma olen tšainik? Ei ole. Aga kets? Ei ole. Oled sa kunagi kohanud selliseid? Olen ikka. Aga ega teil Eesti koondises ei ole ühtegi sellist? Ei ole. Koondisesse ikkagi ketsid ei pääse. Et mingi põhjus peab olema, miks nad koondises sõidavad. Aga kas nad ise arvavad, et nad peaksid olema koondises? Muus on küll, jah. Veel üks küsimus, mis kõiki tsiviilinimesi huvitab, on see, kuidas ihuhädadega toime tulla pika võistluse ajal. Mis sinu kogemused on? Oleneb võidusõidust, siis kui väga intensiivne on, siis on päris keeruline, et tuleb kannatada. Aga üldiselt... Sina oled rohkem kannataja mees? Ei, nii kui väiksim võimalus tekib, et siis ikkagi jääd seisma ja tuleb kiiresti häda ära teha, et siis saad autode kolonnis järgi. Kas seisma 1 ja 2, mõlemal puhul jääd seisma või ainult siis, kui 2 on? Pole kunagi number 2 tekkinud võidusõidu ajal. Kas pinge on nii suur, et sool ei lähe lõdvaks? Ma ei oska öelda, millest see on. Aga miks üldse rahvas peaks tulema Tour of Estoniat võistlust raja äärde vaatama? Mis sa arvad? Mis see pakub inimestele? No põnevust ikka. Väga intensiivne võidusõit ja kindlasti on kogu aeg pannakse täiega, ma loodan, palju äraminekuid. Keegi peab kedagi püüdma kogu aeg. Kas see ei ole, et kõik toimub nii kiiresti, et rahvas ei jõua jälgida? No peaks ikka jõudma jälgida. Kas sulle meeldib, kui raja ääres elatakse kaasa? Jah, kindlasti. Selge. Aitäh!